kui tubased mängud on mängitud, on aeg koos perega õue minna. Lõket tegema, aga seda alles õhtul. Ja põlema pandi siis kokku korjatud praht. Aga enne, kui see lõkke veel on süüdatud, on teha vaja üks rituaal, ehk siis oma maja kaitsta halbade jõudude eest, siis võtavad pihlakoksa, millel on veel 9 haru ja käib 3 korda ümber oma maja ja oma territooriumi ja sellega on sul siis ilusti kaitstud see maja. Kuule, aga see on ju päris hea soojendus jooksudele, sest et jüripäeval oli väga populaarsed jürijooksud. Ja kuna meil täna ei ole võimalus suurte kampadega kokku saada ja suuri jookse korraldada, siis miks mitte pidada maha üks jürijooks hoopis enda kodus. Ja täpselt valida ise enda marsruut nii palju kui jaksate ja selgitada välja jälle pere kõige kiirem või kõige osavam jooksja. Ja teatepulgaks sobib just see pihlakauks väga hästi. Just, teatepulgaks sobib väga hästi. Kui tõrvikut ei ole. Just. Ja kuna ka jüriöösel korraldati tõrvikutega matkasid, siis et veel kodu romantilisemaks tuua ja sul on kodus tõrvikuid, võid ka sina süüdata kodus põlema mõned tõrvikud. Aga mis kõige olulisem, miks üldse jüriöö lõket tehti? Lõket tehti ju sellepärast, et kuri ja hunte kodult eemale põletada ja õhtul tuli ju veel lõkke juures teha väga suurt lärmi. Selleks on meil siin ka mõned lahedad pildid välja valitud. Millegipärast on öeldud niimoodi, et jüripäeval ei olnud traditsioonilisi laule, ehk ei olnud midagi täpselt laulda. Küll aga olid erinevad loitsud ja et lärmi juurde saaks ka mõnda loitsu lausuda, siis usun, et igaüks meist teab või tegemise loitsu, mille on siis kuulsaks laulud täna ansambel Trääd Attack. Nii et ilusat jüripäeva tähistamist kõigile ja kõvat lärmi ja lõime siis üheskoos